Tervist kõigile! Te vaatate mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2023. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded ehk siis kokku 7. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7. Aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. 2021. aastal toodeti Eestis kokku 128 filmi. Neist 25 täispikka filmi, millest 14 olid mängu- ja 11 dokumentaalfilmid. Lühifilme valmis 103, nendest 46 olid dokumentaal, 45 mängu ning 12 animafilmid. Tabelis on Eestis aastatel 2017–2021 toodetud filmide arv. Vasta järgmistele küsimustele, kasutades eespool olevaid andmeid. Esimene küsimus. Mitu protsenti 2021. aastal toodetud filmidest moodustasid täispikad filmid? Tekstist näeme, et täispikku filme oli 25 ja kokku oli kõiki filme 128. Jagame need ära ning korrutame 100%-ga ja saame vastuseks 19,5%. Teine küsimus. Mitme protsendi võrra toodeti 2021. aastal täispikki dokumentaalfilme vähem kui lühidokumentaalfilme? Et leida seda protsenti, peame lahutama pikad dokumentaalid lühiomadest ning jagama lühidokumentaalide arvuga. Protsendiks saame 76,1%. Kolmas küsimus. Mitu täispikka filmi toodete vahemikul 2017–2021 keskmiselt aastas? Selle jaoks liidame kõik filmide arvud kokku ning jagame aastatega ning saame vastuseks 27. Viimane ehk 4. küsimus. Arvuta tõenäosus, et 2021. aastal toodetud filmide hulgast juhuslikult vaatamiseks valitud film on animafilm. Animafilme oli 12 ja kokku filme oli 128, ehk siis 3/32 on lõppvastus. Sellega lõppes esimene ülesanne. Teine ülesanne. On antud selline avaldis ning see tuleb lihtsustada ja pärast leida avaldise väärtus, kui on antud X ja Y väärtused. Alustame avaldisest. Viime kõik ühisele murrujoonele ning teeme ruudud lahti. Koheselt saame maha tõmmata mõned sulud ja alles jääb selline murd. Edasi paneme X ja Y väärtused tehtesse ning vastuseks saame 4. Ülesanne 2. On teada, et A võrdub 4-ga. Leia C väärtus, mille korral selline avaldis võrdub 0,6-ga. Paneme 4 murdu ning korrutame tervet rida 4-ga. Jätame -3C vasakule poole ning 12 teisele poole. C vastuseks saame 3,2. Sellega lõppes teine ülesanne. Kolmas ülesanne. Ristkülik külgedega 13 cm ja 10 cm pöörleb ümber pikema külje. Esimene punkt. Märgi joonisele tekkiva silindri kõrgus ja raadius. Teine punkt. Arvuta silindri külgpindala täpne väärtus. Külgpindala valem on 2π korda raadius korda kõrgus. Paneme arvud valemisse ning täpseks vastuseks saame 260 piiruutsentimeetrit. Kolmas punkt. Arvuta silindri ruumala 10-liste täpsusega. Ruumala valemiks on π korda raadius ruudus korda kõrgus. Paneme arvud valemisse ning saame vastuseks 4080 kuupsentimeetrit. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Neljas ülesanne. Madli valib lillepoest sõpradele kingiks roose. Kui ta ostaks 5 punast ja 3 valget roosi, tuleks tal maksta 33 eurot ja 90 senti. Kui ta aga ostaks 2 punast ja 4 valget roosi, peaks ta maksma 27 eurot. Madli ostis 3 punast ja 3 valget roosi ning andis müüjale 30 eurot. Mitu eurot sai Madli tagasi? Siin peame tegema võrrandisüsteemi. Oletame, et X on punased ja Y on valged roosid. Sellega saame 2 võrrandit koostada. Jagame alumise võrrandi 2-ga ning eraldame sellest X-i. Paneme selle X-i väärtuse ühte võrrandisse ning korrutame sulud lahti. Lõpuks saame Y väärtuseks 4,8 ehk siis 1 valge roos maksis 4 eurot ja 80 senti. Leiame ka X-i, pannes Y teise tehtesse ning saame selle vastuseks 3,9. Me teame, et ta ostis 3 punast ehk X ja 3 valget ehk Y roosi ning andis 30 eurot. Kui paneme väärtused sellesse tehtesse, saame vastuseks 26,1 eurot. Arvutades vahe, saame selleks 3,9 eurot. See oli raha, mis ta tagasi sai. Sellega lõppes 4. ülesanne. 5. ülesanne.
Joonisel on kujutatud lineaarfunktsioonide y võrdub x pluss 1 ja y võrdub miinus x pluss 7 graafikuid. Kirjuta graafikute juurde vastavad valemid. Et leida, millisele sobib, peate lihtsalt x väärtuseks panema näiteks 0 või 1 ning saate sellega juba teada joonist vaadates. Teine punkt on antud ruutfunktsioon ning esimese asjana peab arvutama selle funktsiooni nullkohad ja graafiku harjupunkti koordinaadid. Et leida 0 kohti, tuleb funktsioon panna võrduma 0-ga. Korrutame tervet tehet ka miinus 1-ga, et saaksime kasutada kergemini ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruuti juure alt tuleb välja 5 ning esimeseks xx saame 4 ja teiseks xx miinus 1. Et leida harjupunkt, tuleb kasutada selle leidmise valemit. Leiame algselt x-i, mis tuleb 1,5. Paneme selle algsesse võrrandisse ning saame vastuseks 6,25. Sellega saab joonistada välja parabooli. Kolmas küsimus tahab teada, et millised graafikud läbivad punkti A. Nagu jooniselt näha, kõik punktid läbivad seda. Sellega lõppes 5. ülesanne. 6. ülesanne. Liisa esmaspäevane treening kestis kokku 1,5 tundi. Soojenduseks jooksis ta 1,8 kilomeetrit keskmise kiirusega 2 meetrit sekundis. Sellele järgnes jõutrenn ja treeningu lõpetas venitus. Esimene küsimus. Mitu minutit kestsid treeningosad, kui jõutrennile kulus 4 korda rohkem aega kui venitusele? Teeme esimese asjana tunnid ja kilomeetrit minutiteks ja meetriteks. Et leida soojendusjooksu aega, jagame 1800 2-ga, sest ta jooksis 2 meetrit sekundis ja saame vastuseks 900 sekundit ehk 15 minutit. Sellega saame võrrandi teha, et leida muud ajad. Oletame, et venitus on x, nii et jõutrenn oleks 4x. Liidame x-id kokku ja arvud ka. Jagame tervet rida 5-ga ning saame vastuseks, et x on 15 minutit. Korrutame seda 4-ga, et leida jõutrenni aeg, mis oli 60 minutit. Teine küsimus. Liisa sõbranna Annika alustas 1,8 kilomeetrise soojendusjooksuga 3 minutit hiljem, kuid jooksu lõpetasid nad samal ajal. Arvuta Annika jooksukiirus. Võtame 1,8 kilomeetrit ning jagame selle 0,2-ga ehk 1/5 ehk 3/15. Kolmas küsimus. Mitu kilomeetrit peaks olema Liisa soojendusjooksu pikkus, et sama kiirusega joostes oleks soojendusele kuluaeg 1/3 võrra lühem? Me peame jagama selleks 2/3 15-ga, sest see aeg oleks lühem. Vastuseks saame 10 minutit ehk 600 sekundit. Et leida teepikkus, korrutame 2 60-ga, sest ta jooksis 2 meetrit sekundis ning saame vastuseks 1200 meetrit ehk 1,2 kilomeetrit. Sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. On antud romb ja täisnurkne kolmnurk. Rombi diagonaalid on 10 ja 24 centimeetrit. Täisnurkse kolmnurga üks terav nurk on 23 kraadi ja selle vastaskaatet on 1,2 detsimeetrit. Esimene punkt tahab teada, et arvutaksime rombi ümbermõõdu ja pindala. Et leida seda, peame leidma rombi küljepikkuse. Kuna me teame diagonaale, saame kasutada Pythagorast, võttes mõlemast diagonaalist pool. Küljepikkuseks saame 13 centimeetrit. Rombi ümbermõõdu valem on 4 korda A. Paneme arvud valemisse ja saame vastuseks 52 centimeetrit. Pindala valem rombil on diagonaalide korrutis jagatud 2-ga. Lisades arvud valemisse saame vastuseks 120 ruutcentimeetrit. Teine punkt. Arvuta täisnurkse kolmnurga pindala. Kuna me teame teravnurga kraade ja vastaskaatetit, saame kasutada siinuse valemit. Eraldame sellest C ehk hüpotenuusi ja saame 3 detsimeetrit. Kasutame Pythagorast, et leida lähiskaatet ning saame selleks 2,8 detsimeetrit. Järgmiseks leiame selle kolmnurga pindala. Valemiks on A korda B jagatud 2-ga. Vastuseks saame 1,7 ruutdetsimeetrit. Kolmas küsimus tahab teada, kumma pindala on suurem. Ja nagu näha, kolmnurga pindala on suurem, nagu näete. Sellega lõppes 7. ülesanne. Sellega on 2023. aasta matemaatika põhikooli lõpueksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Mul on kavas veel mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nüüd kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile video meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas teile oli sellest abi. Kuniks järgmise videoni, nägemist!